Head ämmaemandad! Erakorralise meditsiini teenistuse kollektiiv soovib teile läheneva tähtpäeva puhul head tervist ja rõõmsat meelt, nii nagu see on olnud teil siiani ja nii nagu ka meie puutute teie kokku väga erinevates situatsioonides, olukordades, erakorralise abiga. Olete kõrval naistele sünnituste juures ja jagate seda rõõmu, mis lapse sünd meile kõigile pakub. On ka olukordi, kus nii nagu ka erakorralises meditsiiniteenistuses tuleb kiirelt reageerida, tuleb võtta vastu otsuseid, aga kõike selleks, et meie patsiendid saaksid alati parimat abi ja et kõik need sündmused lõpeks meie jaoks rõõmsalt ja õnnelikult. Soovime teile läheneva tähtpäeva puhul head ämmaemandate päeva. Armsad ämmaemandad, teil on imeline võimalus saada osa teise inimese õnnest. Teie kätte on usaldatud väga olulised ja helged hetked. Teie suurim tugevus olete te ise. Uskuge endasse, hinnake seda. Elu on üks imeline meistriteos, mille loojaks olete te ise. Olge uudishimulikud, unistage suurelt, armastage, mida te teete, armastage õppimist, hoidke süda avatud ja meel kindel. Me oleme õnnelikud, et meil on suurepärane võimalus tunda teie südame headust ja olla koos selliste imeliste inimestega. Ilusat ämmaemandate päeva! Tere, kallid ämmaemandad! Minu tänase päeva tervituse mõte sai alguse sellest raamatust, mille kinkisid mulle mu sõbrad. Siin raamatus on õrnad joonised ja väga targad mõtted läbi lapse, kes elab ema üsas ja avastab enda ümber maailma, milleks esialgu on vesi, müksatused, pimedus ja hääled. Ja ta räägib enda tunnetest läbi nende emotsioonide. Siin kaante vahel tegelikult on kõikide meie lugu. Ja ma loen ette ühe katkendi siit teile. Ühest asjast ei saanud ma aru. Ema muutus aina väiksemaks. Enne võisin ma ujuda ja puudutada ema siis, kui tahtsin, kuid nüüd oli ema justkui kõikjal ja mul oli liigutada üha raskem. Mis toimub? Küsisin ma oma inglilt. Sa kasvad, ütles ingel. Ma ei teadnud, mida see tähendab. Mida tähendab kasvamine? Ükskord, kui ma liigutasin, leidsin järsku veidi rohkem ruumi oma pea jaoks. See oli väga kummaline tunne, aga ma jätsin pea sinna. Ma ei teadnud isegi, miks. Midagi hakkab juhtuma, ütlesin oma inglile. Tõepoolest, varsti on sul aeg minna, sest sul ei ole siin enam piisavalt ruumi. Iga kord, kui ma selle raamatu lahti võtan ja loen neid mõtteid, siis ma tõden, et laste tunnetest arusaamine on üks nagu hobu lausumine ja selle sõna kõige helgemas mõttes. Ja teie olete need inimesed, kes peavad kogu raseduse, sünnituse ja sünnituse järgse aja lisaks ema tunnetele ja mõtetele aru saama ka selle lapse tunnetest ja miks mitte ka mõtetest, kes veel ei ole sündinud. Ja te teete seda omal väga tundlikul moel. Oma tervituse lõpetuseks annan ma meile kõigile kaasa ühe ilusa mõttetera. Kas te olete varem mõelnud ämmaemandast kui kirjanduslikust kangelannast? Sest ämmaemandaks olemine on kui väljalõige draamast. Iga laps tekib läbi armastuse või kire. Iga laps sünnib läbi valu, millele järgneb kas rõõm, aga mõnikord ka kurbus. Ämmaemand on kõige selle keskel ja näeb seda kõike. Kaunist ämmaemandate päeva teile, kallid ämmaemandad, ja häid emotsioone kõikidesse teie päevadesse ja ka öödesse.